Aga kui ma neid slaide siin ette valmistasin, siis ma pean ütlema, minul oli nagu päris mitu sellist huvitavat momenti nendega. Ja siinkohal saame natukene neid momente läbi vaadata. Kunagi ma käisin ühel sellisel rahvusvahelisel programmil, mida korraldas Interdiak, on üks organisatsioon, mis ongi rahvusvaheline diakoonia, mis oli selline rahu loomise programm. Ja kui ma neid slaide täna selleks ette valmistasin, siis ma vaatasin, et oot. See on täpselt see, mis me sealt nagu sisse võtsime. Seetõttu nii mõnigi mõte on seda kasutades ka siia sisse toodud. Nende Interdiaki igasuguseid brošüüre muidu on seal internetis täitsa leitavad eestikeelsed PDF-id, on palju, mida lugeda, kui keegi peaks huvitatud olema. Ja nad keskenduvad siis just kristlikule sotsiaalsele tegevusele, diakooniale ja seda just siis Kesk- ja Ida-Euroopas. Näiteks ühe selle organisatsiooni liikmega ma siiamaani väga hästi suhtlen. Siis kui me olime sellel kursusel, siis tema viis läbi seda kursust, olles ise Ukrainas. Ja nüüdseks on ta tegelikult sõjapõgenik, eks ole, kolinud vahepeal Suurbritanniasse. Aga lähme siis sellele teekonnale. Tõeline õnn, igavene ühendus Jumalaga. Kui neid slaide ja neid loenguid ja neid astmeid nii-öelda sai ette valmistatud, kõik need 10 kohtumist on ju, siis natukene baseerusid sellele populaarteaduslikule Maslow püramiidile, eks ole, kus alguses on need baasvajadused, et oluline on, et oleks ikkagi kõht täis ja uni olemas ja janu kustutatud ja pärast need turvalisus oleks tagatud ja seetõttu ka see pilt on natukene nagu Maslow püramiidi meenutav, eks ole. Ma ei hakanud püramiidi siia panema, aga mägi paneme niipidi. Aga seal mäe tipus kõige tähtsam osa oleks siis nagu see osadus Jumalaga. Ja kui nüüd seda õnne vaadata, siis meil võib olla selline hästi maineõnn, mida me oleme ka siin vaadanud, et selline maine mugavus on ju, maised rõõmud, korraks on hea olla ja siis on see õnnetunne läbi. Et ka erinevad õnneuuringud näitavad, et õnn on hästi subjektiivne ja ajutine. Et isegi kui te selle küsimustiku ära täitsite, mis enne sai antud teile ja seal oli teie tolle hetke õnneseisund hinnatud, siis kui ma näiteks nüüd annaksin sama küsimustiku teile kätte, siis te võiksite vabalt ennast tunda kehvemini, paremini ja see ei tähendaks mitte midagi selle kohta, kas see programm aitas või aidanud, vaid lihtsalt on parem päev näiteks. Aga see igavene õnn oleks siis õndsus kui selline sisemine rahu. Et ka siis, kui kõik need ajutised asjad ümberringi ei tööta, siis sisemiselt sa tead, et sul on see ühendus Jumalaga olemas ja ka siis, kui sul seda maist õnne nii-öelda ei ole, aitab see sind edasi. Ehk siis see piibli järgi see õndsus oleks seotud Jumalaga ühenduses elamisega. Ja ka see sõna piiblis vaata see õndsus kui sisemine rahu, eks ole. Et see sõna piiblis rahu, shalom on ju. Et see tegelikult ei tähenda ainult siis konflikti puudumist, et ei ole mingit konflikti ja tegelikult on rahu,
vaid see shalom tähendab just sellist terviklikku elu Jumalaga, et siis on see rahu. Püsiv seisund, igavene seisund. Ja kui nüüd eelmistel kordadel sai seda mäejutlust loetud teiega, siis seal oli see jupikene, kus oli kirjutatud, et õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Sest need rahutegijad elavad Jumala tahte järgi ja loovad rahu seal, kus on lõhed, ei otsi ainult iseenda õnne, vaid loovad teistele rahu. Ehk siis rahutegija on justkui selle õndsuse kehastus, sest et ta viib seda Jumala rahu igale poole. Ja meie püramiidi tipp, meie see eneseteostus, no Maslow'l on ta, eks ole, eneseteostus, aga meie eneseteostus võikski olla siis sel juhul see Jumala plaanis olla see rahu tegija. Selleks peab päris küps olema, et olla see rahu tegija igal pool. Keegi kirjutas mulle, nimesid nimetamata, aga väga ilusasti kirjutas pärast, ma ei saatnud teile neid, aga tagasisidet, mul tegelikult on 2 tagasisidet. Ma mõtlesin, et ma panen nad kokku pärast tänast tundi. Aga üks tagasiside oli väga kenasti kirjutatud, et inimene ei tea, mis on tema elu eesmärk, et raskused on takistuseks. Ja sellised otsingud, kus otsitakse veel tegelikult eesmärki, viivad ka meid natuke selle küsimuseni, et kas me otsime siis seda õnne või seda õndsust. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ehk siis see õndsus oleks midagi, mitte ainult sellist, mida me saame saavutada,
vaid mida me saame lihtsalt Jumala käest vastu võtta, kui me vaid saame tema poole vaadata. Vaat, kujuga vaatab seal kenasti ülespoole. Elu on hägune ümberringi, aga kuskil on see kutse. Jumala vaikne kutse ütleb, otsi mind. Pöörad pea sinna poole, leiata. Juba on osadus. Juba oled tee peal. Aga see rahutegija roll, et kui me ei ole otsi ainult enda õnne, vaid üritame seda rahu, seda õndsust siis teistele edasi anda, et teised ka jõuaksid selle sama rahuni, mis meis on. Et see tegelikult tähendaks, et me peaks natukene ka koos saama elada. Kunst ja praktika elada koos. No neid kogemuslugusid ikka ka on, et kus on inimesed märganud, et selline koos tegutsemine, koos olemine on nagu midagi lisaks andnud. Et näiteks mäletan sel kursusel, kus ma olin, seal üks osaleja kirjeldas, et tema elas ühes kaevanduspiirkonnas. Seal elas palju erinevaid inimesi erinevatest piirkondadest ja oli ka seetõttu erinevaid konflikte, sest inimesed olid erinevad, aga samas just see oli see, mis ärgitas teda suunduma sellise kogukonna töö peale, et kuidas siis neid erinevatest piirkondadest päris inimesi sellises rahuhoiakus tööle aidata. Või näiteks mäletan, üks tõi ka sellise näite, kus jõuluõhtul kutsuti koju sõltuvusprobleemidega noored. Et siis nagu sellele noorele kasvavale inimesele õpetas selles perekonnas, et kuidas siis olla teiste vastu külalislahke ja kuidas üldse koos elada. Et selline kutsumus teenida Jumalat ja ligimest. Kui inimene on loodud Jumala näo järgi, nagu teiega varasemalt ka vaatasime, tere, astu ega edasi. Et kui ta on loodud Jumala näo järgi, siis on ta täiesti väärikas, vaatamata tema rollile, vaatamata tema olekule, et me kõik oleme väärtuslikud. Ka sellises kogukonnas, kus me oleme võib-olla erinevad, igaühel meist on hästi suur olulisus. Istub siin matukene, lähen edasi. Aga ma loen teile ühe kirjakoha, kirjas galaatlastele nii kaua, mis võib-olla ilmestab seda sellist keskkonda, kus me võiksime olla üksteise vastu hästi armsad. Kirjas galaatlastele siis 3. peatükist. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Ei ole ei rahvust, ei ole ei keelt, ei ole ei mingit staatust, ei ole mingit takistust sellele, et me saaksime kõik olla koos, olla osaduses, olla see rahu, luua teistele rahu ja koos töötada selle nimel, et midagi väga erilist kasvaks sellest meie
koos tegutsemisest. Ja kui seda tänapäevast rakendust vaadata, siis olekski sellised kristlikud kogukonnad, mis üritavad luua rahu vaatamata erinevustele. Ehk siis mitte selline, ma ei tea, vana tüüpi kirik, kus mõõgaga tuldi ja ei, sa hakkad mu usku uskuma, vaid pigem just see, et me ei tee konflikte, vaid loome rahu. Aga ma jätan pilti teile. Mul on päris mitu pilti ja lood sinna juurde. Et see on, need on kõik vanad pildid aastast, see on 17. sajand siis, 1610 kuni 1690. Sellise kunstniku poolt nagu David Taniers noorem on see konkreetne pilt. See on siis koopia küll, aga see algne pilt, mille koopia see on üldse 1575. aastast pärit. Aga ma loen selle loo, mis siia taustale läheb. Ilmselt tunnete ära seda lugu. Aga ma loen ikkagi selle ette. Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu. Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed. Tema vastas, armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud. Tee nii ja sa elad. Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane, kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale. Ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenerit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seaduse tundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee nõnda samuti. Võib-olla selle loo taustaks võis öelda, et 2 esimest, eks ole, kes mööda kõndisid sellised, ma ei tea, õilsad, õiglased kiriku inimesed, kellest võiks eeldada, et nad just aitavad. Aga kes aitas, oli samaarlane, kes siis tolles ühiskonnas oli selline põlatud, neid välditi ja just see välditud ja põlatu osutus selleks tõeliseks ligimeseks. Ja tegelikult tuli see tõdemus, et midagi head ja ilusat sünnib seal, kus me ei vaata läbi sellise eelarvamuse prillide. Ehk siis eelarvamus võiski olla see, et need 2 esimest aitavad, aga aitas hoopis see, kellelt me ei ootaks, et tema aitab, eks ole. Ja vaatame võib-olla natukene seda selle koha pealt ka, et see kutse aidata kuskile võib võib-olla just kostuda seal, kus on eriti valus, on võib-olla eriti pahasti. Ei ole selline mugav ja hea olukord. See raudselt sellel samaarlasel oli ka kuhugi vaja minna, eks ole. Aga näed sa, kasutas oma raha ja kasutas oma aega
läks oma mugavustsoonist välja. Aga keegi sai päästetud seetõttu. Rääkimata sellest, et ta sai olla tõeline ligimene. Ja võib-olla see samaarlane võiks siin olla sellise piltlikult ka see meie ühiskonna nii-öelda outsider. Et keda võib-olla, kelle juurde ei lähe, kelle juurest lähed kaarega mööda mingil põhjusel. No, aga tegelikult peaks just juurde minema ja aitama. Väga raske. Just rääkisin hiljuti kellega sellel teemal, et meie ühiskond on hästi palju muutunud. Et kui, ma ei tea, 50 aastat tagasi sa võisid rõõmuga minna ja aidata tänaval olevat inimest ja saite sõpradeks ja tulid ta koju veel ja jätsid ööseks enda juurde. Noh, tänapäeval ma ei tea, kui paljud niimoodi teeksid. Hirme on rohkem. No vot, aga praktika on muutunud, et ka see tänavapaal olev inimene on ka muutunud nii-öelda. Ehk siis tegelikult meie see väljakutse olla see samaarlane on ka nagu suuremaks läinud, et nagu kuidas siis olla see samaarlane selles ühiskonnas, kus seda on veel raskem teha, eks ole. Nii, aga vaatame järgmist lugu. Sest tegelikult me läheme edasi siit. No, siin on pilt peal. Sama kunstnik on. Mulle väga meeldis vaatama pildid, sest need on hästi sellised, no täpselt nii see võis olla teoreetiliselt. Et sellised väga detailsed ja ehedad. Ja oota, ma natuke ajan. Ei ole sama kunstnik, vabandust. 2 järgmist pilti on sama kunstnik. Ühesõnaga see Herodese sünnipäevapidu ja nüüd järgmine pilt on sama kunstnik. Aga selle kunstnikul on välja tulnud tegelikult terve sari neid pilte, mis ongi just Jeesuse lugude kohta. Ja iga pilt on mingi osa. See on üks James Tissot nimeline prantsuse kunstnik. Seal oli siis Kristuse elu. Aga see on siis Herodese sünnipäevapidu, mida ta kujutab ja see, kes tantsib, on Salome sealt loost. Ja ma loen teile selle loo ette. See lugu, kui te mäletate, pole sugugi nii kaunis kui see, mis siin pildi peal on. Et seal oli nagu midagi veel. Aga ma loen ette korra ja siis me saame vaadata ühte lugu veel ja siis me vaatame, et mis tunne tuleb, paneme niipidi. Aga lugu on selline. Aga paras päev tuli siis, kui Herodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele. Ja Herodiase tütar astus sisse ja tantsis. Ja see meeldis Herodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule, küsi minult, mida sa iganes tahad ja ma annan sulle. Ja ta tõotas ja vandus temale, mida sa iganes küsid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist. Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale, mida ma küsiksin. Aga too ütles Ristija Johannese pead. Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis, ma tahan, et sa otse kohe annad mulle Vaagnal Ristija Johannese pea. Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu. Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea. Ja too läks, lõi vanglas tal pea otsast ning tõi ta pea Vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale. Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse. Niuke kõle lugu. Nüüd teine lugu, mis suht koht järgneb sellele kirjakohale. Suur Jeesuse pidu rohu peal, mida sama kunstnik siis kujutas. Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. Ja Jeesus ütles neile, tulge omaette üksildasse paika ja puhake pisut, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika omaette. Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnadest
ja jõudsid pärale enne neid. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva hulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Aga Jeesus vastas neile, andke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, kas peame minema ja ostma 200 teenari eest leiba ja andma neile süüa. Aga tema ütles neile, mitu leiba teil on. Minge vaadake. Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad 5 ja 2 kala. Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti harjale ohule ja nad istusid maha 100 kaupa ja 50 kaupa ja Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leiba ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale ning jagas ka need 2 kala kõigile ja kõik sõid ja said kõhud täis ja korjati kokku 12 korvi täit leivapalukesi ja kalu ja nende leibade sööjaid oli 5000 meest. Milline kontrast selle eelmise loo ja selle loo puhul. Et eelmise siin loo puhul, eks ole, on meil sellist jagamist, eks ole. Jeesus on kuskil seal tagaplaanil nagu praktiliselt niisugune rahvasumma sisse sulanduv. Ja eelmise loo puhul oli meil siis pigem selline eliit, kes kohale tuli selline uhkelt riides. Ja siis ka see teine kontrast, et siin see Jeesuse suur pidu suurtele rahva hulkadele. Jeesusel hakkas neist hale vaata. Ta otsustas hakata neid õpetama ja konkreetselt öeldud, aga hakkas hale neist. Halastas nende peale. Samal ajal kui selles esimeses loos, eks ole, no mitte mingit halastust, et küsi ja võtame kohe pea maha, et niisugune veri lendab, eks ole. Ja kui selles esimeses loos, eks ole, keegi üks saab selles ära ja kõik, eks ole, siis siin tegelikult kõik saavad see ära. See Jeesuse pilt sellest uhkest ja ägedast peost on see, kus me oleme kõik koos ja me jagame seda, mis meil on. Meil on sellist halastust üksteise vastu. Üks ei ole tähtsam kui teine, isegi Jeesus ei ole tähtsam kui teised. Sama võrdne teistega. Jeesus jagas vaimutoitu. Jah. Just. Jagas vaimutoitu. No, mida kõike veel, eks ole. Esimeses peos oli pidu, mis oli 9 õhtuks läinud, aga vaimutoit jääb. Igavene, eks ole. Just. Täitis igavest karikat. Ja võib-olla siin kohas ongi see, et see tõeline elu ja tõeline õnn tulebki sealt kohast, kus me täidame seda igavest karikat, eks ole. Kus me hakkame jagama üksteisega, mitte ainult tarbima. Ja siin kohal minu arvates on täiesti vaimustav. Kui ma neid slaide tegin, see oli enne eilset jumalateenistust. Kui keegi juhtus, ma tean, mõni juhtus. Eile meil oli külas Marko Tiitus, rääkis, tegi jutlust ja ma tegin need slaidid valmis enne seda. Ja ometi Marko Tiitus tõi välja selle näite, mis mind nii kõnetas, et meil on ka võib-olla selline kultuur vahel, et tuleme ühte kirikusse, vaatame, mis siin head on saada, tuleme teise kirikusse, vaatame, mis siin head on saada, tarbimis. Tema nimetas seda veel, et nagu turistid. Ja siis ma mõtlesin, et appikene, see on just see, mis ma siia sisse panin. Kuidas saavad sellised kokkusattumused olla? Et me ei rääkinud oma vahel läbi, et just tänasele päevale niimoodi, nagu tema rääkis eile ja mul oli tänaseks planeeritud ja ma tegin enne teda üldse need slaidid valmis. No, ütle, kuidas see saab nii kogemata olla. Aga just sellist jagamist ja mitte tarbimist. Et söögikorrad, kus näiteks nagu söögilaud, kõik on panustanud, kõik on aidanud natuke katta seda lauda. Ja eks ole, nagu Kadri sa kenasti ütlesid, et mitte ainult leiba on ja, vaid seda
õpetust, lootust ja väärikust, eks ole, midagi veel tegelikult, mida siin kirikus saab jagada. Ja ühe loo paneme siia juurde veel. See on nüüd küll ka sama kunstnik, samast sarjast Jeesuse Kristuse elu. Kes tunneb selle loo ära? Seda võib-olla natuke raskem ära tunda selle pildi järgi. Aga kui ma selle loen teile, siis teil tuleb kindlasti kohe meelde. See on lühikene kirjakoht. Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid omaenda ohvrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist, panevat sinna 2 leptonit. Ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumala anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. Nüüd need 2 väikest münti, 2 leptonit, need olid hästi pisikesed rahaühikud. Põhimõtteliselt tol ajal oli selline süsteem siis, et oli nagu päevapalk ja päevapalk jaguneks mingiteks rahaühikuteks panemine pidi. Siis need 2 leptonid oleks nagu 6 minuti töö. Võib-olla siis on nagu aru saada, nagu praktiliselt nagu mitte midagi, aga see oli kõik, mis tal oli. Et nagu see samaarlane ka, lestnaised olid ka sellised outsiderid siis, eks ole. Ei saanud nad seda tööd ka nii hästi tehtud, eks ole, seal laps üles on ju. Aga see vaene lesknaine pani rohkem kui teised. Ja võib-olla ka see meie panus sellele ligimese teenimisele ei sõltu sellest rahaühikust, mida me saame panna, vaid sellest südamehoiakust, mis meil on. Mis oli täiesti erinev sellel lesknaisel ja nendel rikkamatel. Mis ei tähenda, et ei tohi nagu panna suuri raha hulkasid, aga see südamehoiak peab olema see, mis on suunatud ligimese teenimisele, on suunatud sellele osadusele Jumalaga. Ja kui seal on suur rahahunnik kõrval, väga tore, aga kui ei ole, siis peaasi, et sa oma südamega suundud Jumala poole. Ehk siis iga inimese panus ühes kiriku teenimises on hästi oluline. Ja iga piisikene hääl on hästi oluline, mis selles kirikus välja hõigatakse. Mistõttu ma väga enne tõin selle väga tänasin, Kadri, et sa tood meie kirikusse neid nii-öelda outsidereid. Keegi ütles mulle, üks tark kirikuõpetaja hiljuti selle kohta, et meie kirikus on natuke teistsugune liikmeskond. Et meie kirik on natukene nagu selline kristlase proovikivi. Et kas sa saad nagu hakkama või ei saa. Et kas sa saad suunata oma armastust kõikide vastu. Või lähed mugavamasse kohta, vaata, et ükskord, eelmisel korral arutasime teiega natuke seda, aga on ju lihtne armastada seda, kes on täpselt nagu mina. Ehk siis nagu mul on iseennast väga lihtne armastada ja teist samasugust nagu mina. Aga nii palju raskem on armastada kedagi, kes on väga palju erinev minust. Ja ometi peaks see armastus just sinna kõige rohkem suunatud olema. Kaunuses käivad kinnipeetavad. Ja jällegi, eks ole, selline kaua nad käivad, see on meil teine küsimus. Aga just, et ma olin vangis ja te tulite mind vaatama, eks ole. Ja see Maslow püramiidi tipp siis, eks ole, enese teostus endast jälje jätmine, mis oleks siis meie mõistes see osadus Jumalaga. Ja need samad näited, mis siit tõime. Et meil oli see Herodese pidu,
kus oli võim ja kellegi enesekesksus. Aga see ei viinud osaduseni, vaid lõhedeni. Konfliktini, eks ole. Mingit rahu ei tulnud sellest üritusest. Ja siis, eks ole, meil oli see halastaja samaarlase lugu, kes peatus, nägi, sidus haavad ära ja jättis jälje. Sellele inimesele jäi väga suur jälg selles, et see samaarlane aitas teda. Armastuse jälg. Ja meil oli see vaene lesknaine. Andis kõik, mis tal oli, väga siiralt. Ehk siis see tõeline eneseteostus, see püramiidi tipp, kus inimene on osaduses Jumalaga, kus ta on siis rahutooja, nagu oli see rahu selles peol välja peal, eks ole, versus Herodese pidu, kus ei olnud rahust märkigi, eks ole. Kus inimene on halastaja, nii nagu see halastaja samaarlane oli. Ja kus inimene on jagaja, nagu see vaene lesknaine oli jagaja. Rahutooja, halastaja, jagaja. Ja ongi jälg maas, mis sinust jääb, ongi püramiidi tipp. Ja teate, siis tuleb see kirjakoht Johannese evangeeliumis, et mina olen viinapuu, teie olete oksad. Ehk siis selleks, et seda tõelist vilja kanda, peaks olema nagu selle oksa viinapuu küljes. Olla see oks, mis kannab seda tõelist head vilja. See vaene lesknaine andis kõik, mis tal oli. Sest ta usaldas, et küll Jumal hoolitseb muu pärast. See samaarlane sidus haavad. Tuli selline armastuse vili, halastus. Kui me oleme Jumalas, siis meie kanname ka neid häid vilju. Kui me usaldame, oleme avatud selle Jumala kutse suhtes, mis meie poole tuleb. Alati me ei tea, milline see tee on. Kui ma seda programmi hakkasin looma, siis ma ka mõtlesin, et huvitav, kuhu see välja viib. Kutse nagu oli, et peaks seda programmi looma. Lõppu ei näinud. Ja teate, kui suur kivi see oli ikkagi peale võtta. Sest algne mõte oli natukene teine selle programmil. Minu algne mõte oli väga lihtne. Kutsun 10 tarka inimest. 10 tarka inimest teevad 10 tundi loengut ja mina teen uurimustöö. Oleks lihtne olnud. No. Ja mul oli mõned targad inimesed olid täiesti olemas, kes olid nõus tulema. Aga siis ma sain pihta, et vaata, on oma ala spetsialist. Aga ta tuleb nagu korraks, räägib oma loo ära, läheb ära. Kas see lugu seostub selle programmiga, see on juba nagu, ei pruugi seostuda. Samal ajal võib-olla ma olen võib-olla hingehoidlikus mõttes oma ala spetsialist, eks ole, see on minu igapäevane töö, aga ma ei saa öelda, et ma olen nagu tervise seisukoha pealt oma ala spetsialist on ju või seal, ütleme ausalt, esimene, kes tänast loengut mul oli mõttes teha ja kes oli ka nõus, oli Joel Loamets,
oli alati nõus tulema rääkima sellel teemal. Oma ala spetsialist, eks ole. Aga mõnda seda tarka spetsialisti ma ikka ei leidnud. Ja siis ma mõtlesin, aga kuidas, kui selline kutse on seda programmi üles teha, kuidas ma selle üles ehitan? Ja siis ma sain pihta, et vaata, ma ei näe selle protsessi lõppu, aga ma näen, et tegelikult kui ma selle üles ehitan ja iga nendest loengutest ise kokku panen, mis on päris palju, iga nädal ühe tulist loengu ette valmistada ja läbi viia. Aga siis see tegelikult on üks tervik. Ja kuna see on mulle nii südamelähedane, siis ma ilmselt annan ka sinna 120%. Oma ala spetsialist, mitte et ei anna, ma ei ütle, et ta ei anna 120%, aga ta tuleb, räägib oma tuntud asja ära, läheb. Ja see on hästi huvitav, kuidas meie teiega oleme sellel teekonnal tegelikult, kuidas see programm on tänu teile tegelikult järjest üles ehitunud, sest ma olen väga palju arvestanud nende tagasisidedega, mis ma olen saanud või siis nende sisenditega, mida oleks sinna juurde saanud panna. Alati pole, see pole minu mõte, mis lõpuks siia tuli või mis ma siin ette kandsin. Ja ma olen ka tänulik kõikidele nendele palvetele, mis siia juurde on tulnud. Et ausõna enne igat seda, mul on tegelikult kõik esmaspäevad vabaks võetud olnud. Selle jaoks, et ma siia kõvasti varem saaksin tulla, palves veel olla ja et saaks tegelikult see, mis päriselt peab siia saama. Et võib-olla see oleks, et ma oleks nagu see, kuidas seda nimetatakse nüüd see, mitte professor, ei, see ei ole see sõna, vaid tead see elektroonikas on ka see juht, eks ole, et mis juhib seda elektrit, et see ei ole see, mis ise toodab seda elektrit, vaid lihtsalt juhib endast läbi. Vaata. Ja ma ka väga palvetasin ja lootsin, et äkki ma saan ka selleks nii-öelda lihtsalt, et minust läbi juhiks see õige asi, mis peab sinna tulema. Ja teate, kui ma seda viimast loengut siin ette valmistasin, mul tuli nihuke ahaa-moment. Vaatame, kas mul see ahaa-moment on järgmisel slaidil või võib-olla. Igatahes need vaimsed praktikad on ju. No, me oleme kõigist neist rääkinud. Me oleme rääkinud piibli lugemisest, eks ole, mis hoiab meid ühenduses Jumalaga, palvetamisest, erinevatest vaigushetkedest, aga ka näiteks olla tänulik, andestada, usaldada. Ja vaata see seda vaimuvilja võib ühte inimesse pakkuda ja anda hästi palju, aga lõpuks selleks, et see nagu kasvama hakkaks, on vaja, et see inimene võtaks selle vastu ja ütleks, et jah, las see vili kasvab minus. Leiaks endale võib-olla koha, kus see vili saaks hästi kasvada. Ma konkreetselt mõtlen selle all, et leiaks endale siis sellise toreda koguduse, kus ta tunneb ennast hästi, et siin just enne sai räägitud, et kui palju meil neid igasuguseid erinevaid kogudusi on. Aga päriselt, me oleme kõik inimestena nii erinevad, et näiteks mina, kui valisin täitsa endale kogudust, siis ma teadsin, et mul on vaja midagi sellist konservatiivsemat, esivanemat usk, luterlased, mu vanaema oli luterlane, mina olen ka luterlane. Ja samas, eks ole, on meil kogudusi, kus on sellist, käed üles, halleluuja, eks ole, ja see sobib mõnele. Ja see on see, mis ta tahab, eks ole, et ta tahab seda keeltes rääkimist, ta tahab seda nagu, tead, nagu. Ja kuna need kõik erinevad kogudused ju tegelikult kuulutavad, nii kui nad Eesti Kiriku Nõukogusse kuuluvad, neil on täpselt sama põhi need alused, ehk siis
me räägime, et baptisti kirik, metodisti kirik, nelipühi, õigeusu, katoliku, ühesõnaga nagu luteri, et noh, need on seal veel. aga no see on praktiliselt kõik see maastik, mis meil siin Eesti kirikute mõistes on ju. Ehk siis, kui leiaks selle koha, vaata, kui me tuleme tagasi selle varasema pildi juurde, natukene, oota, valele poole liikusin. Aga tuleme tagasi selle pildi juurde, et kui see oksakene on seal üksinda kuskil õue peal, on tal väga raske seda vilja kanda. Et tal on vaja seda viinapuud, mille küljes ta oleks, et olla see hea vilja kandev oksakene. Et Tõde ja õigust mäletate? Mulle väga meeldib Tõde ja õigus. Andrus, apikene, mulle tuli meelde. E-ga ikka oli, on ju? Jah, ühesõnaga Andres. Jumalakartlik mees, luges piiblit väga usinalt, aga sellest tuleb ka välja, et ta nagu luges seda niimoodi üksinda, oma ette. Muudkui luges, oli see omaette oksakene, eks ole. Ei läinud sinna kiriku poole nii palju. Ja lõpuks oli ka natuke õnnetuse tõttu. Ehk siis tegelikult seda, teate, kui raske on tegelikult kirikuõpetajaks saada. Ma ei tea teiste nende konfessioonide kohta, aga Luteri kirikus on ikka nii raske kirikuõpetajaks saada. Kui inimene tuleb tänavalt sisse ja ütleb, et ma tahan saada kirikuõpetajaks, ta peab saama kõigepealt bakalaureuse kraadi, ta peab saama magistrikraadi, ta peab saama aasta aega pastoraalseminaris olla, siis tuleb meeletult raske eksam, mille ta peab läbi saama. Ja lõppkokkuvõttes seda ikkagi ei lasta kirikuõpetajaks, kui ta ei ole Jumala poolt kutsutud. Ehk siis tal ei ole ka seda kutsud veel taga. Ehk siis ta lugu, mis räägiks, et nagu ta tunneb, et teda päriselt kutsuti. Ja kui ta kõik selle kadalipu läbi siis on veel nagu, peab veel inimeste poolt sättima ka, et ta peab veel saama kogudusse, mis teda vastu võtab kirikuõpetajaks. Ehk siis ega nad kusjuures väga tihti, ega nad ei saa palka ka. Et see on veel teine pool seal juures, et väikestes kogudustes, kust see palk tuleb, eks ole. Luteri kirik püsib annetuste põhjal. Ime, et ta olemas on. Aga mis ma lihtsalt mõtlen selle peale, et see kirikuõpetaja on nii palju endasse sisse imenud. Inimest, Jumala poolt kutsutud, inimeste poolt seatud. Tema on see, kes nagu annab edasi seda, mis sealt ülevalt tuleb. Ehk siis ma olen alati vaadanud, et see on see autoriteet või kui ma ise ei tea, kuhu poole minna, ma vaatan, lähen kirikuõpetaja juurde arutan, kuidas siis, eks ole, mis on hea, mis on vale, eks ole. Vaata üles, eks ole, on ju, just. Sa küsisid, et kuidas meie see Luteri kirik on küsinud. Lihtsalt naisi, kes panevad. Võt, on ju. Jah, eks ole. Meil on neid lesknaisi, halastaja samaarlasi, eks ole. Meil on seda jagamist, toetamist. Just, et tegelikult selle jagamise ja toetamise peal me olemegi püsinud läbi erinevate raskete aegade. Andnud kõik endast, sinunud haavad, olnud need oksad. Ja Jumala vili on seetõttu saanud meie elus vilja. Me oleme olnud need viljad. Ja et viinapuu ei kasva üksikult, vaid koos teiste okstega. Me oleme ka siin siis nagu need oksakesed, eks ole, igaüks eraldi. Et tegelikult kõik selles programmis osalejad on nagu sellised oksakesed. Ja ma räägin ühe loo teile. Kunagi ma ei tea, kas ma räägin seda lugu, aga olgu, ma räägin selle loo. Et
me saime öelda, et tuleb öelda see oma jah-sõna, eks ole. Et annad oma jah-sõna ja tegelikult võib-olla ei teagi, mis sealt edasi tuleb. Et no kus veel antakse seda jah-sõna? Abielludes, eks ole, antakse jah-sõna. Ma siis räägin ühe loo. Ristis, aga ma räägin selle abiellumise loo. Kui mina kohtusin oma abikaasaga, oma väga kalli armsa abikaasaga, mina läksin shoppama. Me kohtusime Agnusega internetis. Noh, ma läksin shoppama endale väga toredat ja armast abikaasat. Teadsin täpselt, et vot need kriteeriumid peavad olema vaata niimoodi. Ja me abiellusime, andsime selle jah-sõna. Ja teate, mis ma ütlen? Vaata, need, kes on pikkamat aega abielus olnud, need teavad, millest ma räägin. Et üks on see mesinädalate vaimustus, eks ole, kus ta tundub nii imeline, kõik on nii kaunis, ühtegi viga ei ole. Ja siis saavad mesinädalad läbi, tulevad mõned tülid, eks ole, tulevad raskused, eks ole, elu tuleb, on ju. Ja siis sa kasvad selle inimesega koos. Ja tegelikult siis tee tööd, näe vaeva ja siis tuleb see armastus, on ju. Jälle tuleme selle tõe ja õiguse juurde. Ja tegelikult see esimene jah, mis seal kunagi sai öeldud, ei ole see, mis nagu tingis selle, et nüüd on nagu aastaid armastust, eks ole. Vaid et see, et tehti ka tööd ja nähti vaeva ja austati üksteist, on ju. Ja võib-olla see vaimne praktika on ka natukene mingis mõttes sarnane. Sa ütled selle jahi, aga sa ei jää selle jahi juurde. Et ma ei tea, käisin, ristisin ära korras. Nüüd on nagu, suurum võib tulla 30 aasta pärast, las olla. Ma olen ristitud kõige korras. No ei ole nii kahjuks. Et tegelikult tuleb nagu edasi jätkata ja edasi kasvada ja edasi siis teha tööd, näha vaeva ja siis tuleb see armastus, on ju. Ja mesinädalad nii-öelda saavad läbi. Ja meie ka siit. No meil saab need 10 korda saavad läbi. Viimane kord saame täna kokku. Kas õnn on käes vaevalt? Kes saab öelda, et ta on nüüd igaveseks õnnelik? No võt, aga keegi meist tegelikult ei saa öelda, et nii, nüüd on igavesti õndsad, on ju. Et tegelikult me siit lähme alles edasi, eks ole. Üritame edasi olla osaduses Jumalaga, teha neid väikseid tegusid, olla need halastaja samaarlased, olla need lesknaised, olla siis need jagajad, on ju. Ja see üks lugu, mis ma tahan veel teile lugeda siit. See heida oma koore issanda peale. Nüüd, kui raske tegelikult on seda koormat heita issanda peale. Võiks olla lihtne, aga ma just mõtlen, hetkel mõtlen selle koorma all silmas pean seda, et kui ma olin selle teekonna alguses, on ju, mis mul selle teekonna ees paistab? 10 loengud, mida peaks ise tegema iga nädal täistööaja kõrval. Kas inimesi tuleb, on kellegile rääkida, räägime õiget juttu. No ei tea, mis see siht seal lõpus on, ka ei tea. Aga heidan koorma Jumala peale. Usaldan teda. Kui ta juba mani mind selle teekonna peale, järelikult midagi seal lõpus ikkagi on. Ja nüüd see lugu, mida ma tahan neile rääkida. Äkki see oli selle aasta alguses. Me Timoga arutasime, nii muus eas, et kuidagi moodi peaks olema mingisugune vabatahtlike list või midagi, et nagu ikka on kuidagi kogu aeg ikka samad näod ja nagu kuidagi midagi võiks teha selle listiga. Ja siis, kui ma tegin seda loengut eelmine nädal, mul koitis midagi.
see terve see programm, mis me teiega siin läbi tegime, see nüüd, kus me siia lõppu jõuame, sisuliselt see terve programm, mida ma too hetk selle teekonna alguses ei teadnud. Aga nähes, kuidas see programm nüüd välja kujunes, ma ütleks, et see programm on tegelikult ühe vabatahtliku õppeprogramm. Sisuliselt see on nii, sest et kui sa jõuad siia teekonna lõppu, siis ongi see, et kas me saame nendeks jagajateks, saame nendeks halastajateks, saame nendeks andjateks, eks ole. Et kas me oleme need halastajad, samaarlased ja lesknaised või me lihtsalt lähme oma üksiku selle Liina kobaraga edasi. Ja teate, mis on veel maru huvitav asi? Eelmine pühapäev, siis enne eelmist korda veel, istusin ma siin, kuskil siin, ma ei tea, seal vist. Ja tuli minu juurde Loone ots suure murega, et jõulud lähenevad. Ja mida siis teha, kui meil on kirik külm ja tuleb jõuluteenistus ja ja tead mis, kui ma seda loengut nüüd eelmine nädal kokku panin, siis ma mõtlesin, et okei, aga kui see programm on võib-olla selline vabatahtlike loomise programm, kusjuures meil on hästi huvitav selle koha pealt, et kui ma seda programmi hakkasin looma, mul oli suur tunne, et see peab kindlasti valmis saama niimoodi enne jõuluaega. Kõvasti enne jõuluaega, see ei tohi mitte kindlasti mitte jõuluaega sisse sõita. Ise mõtlesin, et aga miks ma teen endale elu raskeks? Oleks ju lihtsam mul teha näiteks 5 loengut nüüd, 5 uuel aastal, oleks ju lihtsam. Ma peaks kõvasti vähem tööd tegema. Aga oli selline tunne, et see peab kindlasti valmis saama. Ja siis, kui ma eelmine nädal panin neid slaide kokku ja tuli see tundmine, et see oleks nagu vabatahtlik õpetusprogramm mul siin, siis ma korraks mõtlesin, et aga kui see programm pidi valmis saama enne jõuluaega, siis järelikult see peaks olema kuidagi jõuludega seotud. Mida jõulude ajal tehakse head ligimesele? See, mis Pauluse kirikus näiteks tehakse, iga aasta on väga tore ühine söömaaeg, eks ole, et kõik võivad tulla sööma. Ja mõtlesin, appikene, see oleks nii äge, kui meil ka midagi sellist oleks, aga kuidas sa meil sellist asja teed? Meil ei ole ei kööki, ei võimekust, ei rahvast, eks ole. Ja siis, eks ole, mul tuli meelde see vestlus Loonega, mis ma siin pidasin. Sest et Loone tuli minu juurde kui naiskodukaitse juurde, et kuule, et naiskodukaitsel on termosed olemas, et äkki saaks aidata, aga siis saaks sooja glögi anda. Meil on siin üks naiskodukaitse. Jah, eks ole. Et meil on, naiskodukaitsel on suured termosed, aga meil läks temaga jutt edasi, aga selle sooja glögi kõrvale võiks ju piruga ka anda. Ja siis ma arutasin eelmine nädal, gramm enne seda, kui ma seda loengut tegin, naiskodukaitsega seda teemat ja saab neid termoseid, aga et neid pirukaid peaks küpsetama päev enne, et nad valmis oleksid, ja kes see küpsetab? Päris palju peab küpsetama, päris palju ahkusid peab olema. Mis ta oli? Headel kirikuaegadel me Timoga vaatasime enne koroonaaegadel, oli vahel kirik väga täis jõulude ajal. Sinna Timo vaatas järgi, päriselt. Oli mõned korrad, kus oli jumalateenistusel üle 400 inimese. Pärast koroonaaega oli neid inimesi juba vähem, me räägime pigem niimoodi 150-200 inimest jõulujumalateenistusel, mis teeb nagu 200 pirukateks. Ja ühele plaaditäiele mahub 20 pirukat, 100 plaaditäid pirukaid. Ühesõnaga, minu mõte oli siit, et kui see teekond praegusest hetke on jõudnud sinna kohta, et võib-olla tuleb mingi vabatahtlike rakukene Maarja kiriku juurde. Mitte, et meil seda pole, aga võib-olla kuidagi organiseeritumalt, et võib-olla ka väljapoole anda seda. Teate,
teate, kui tore asutus meil siin kõrval on, meil on siin näiteks laste ja naiste turvakodu täpselt siin kõrval. appi, kui hästi saaks teha koostööd. noh, tõesti, ja meil on siin veel see väike kogukond siin ümberringi. Ja siis ma mõtlesingi, et ma pakun välja sellist asja. Ma lähetaks teid siit täna teele selle mõttega, et esiteks leia see koht, kus sa tunned ennast mõnusalt. See kirikukene, kus sa tunned ennast mõnusalt, kus sa tunned, et see sobib sulle. Olgu ta siis baptisti või metodisti või õigeusu. Leia endale see koht. Saa selleks halastaja, samaarlaseks, leia see võimalus selles kohas teenida ligimest. Aga siin Maarja kirikus olles ma saan välja pakkuda meie Maarja kiriku varianti, kus sa võid tulla ja aidata selle, ma ei tea, nimetame siis, ma ei tea, Maarja kiriku sõbrad või ma ei tea, kuidas seda rakukast nimetada. Maarja kiriku diakoonia sõbrad. aga me ei tea, mis see teekond siit edasi läheb. Aga tundub, et ta nagu liigub sinna poole. Seega mina hea meelega annan selle koorma issanda peale. Lõppu ei näe, aga alguse mõttes pakun välja, et kui teist keegi tunneb, et ta saaks aidata näiteks selle piruka küpsetamise teemaga, siis me võime seda pärast seda loengut natuke arutada. Ja teisalt, kui keegi nendest veebis olijatest tunneb, et ta tahaks aidata seda Maarja kiriku vabatahtlike rakukest, mis võib-olla siit äkki hakkab teele minema, mina sa tea, Jumala abiga. Sest kui selline rakukene kasvaks, sellest oleks nii palju, mida kõike võiks teha. Et siis ta võib mulle ka endast märku anda. Et me kõik saaksime olla kas siis nagu need halastaja samaarlased või need vaesed lesknaised, need rahutoojad, seal, kus me oleme. Ja et me saaksime oma pisikese panusega midagi väga suurt ära teha. Sest et jõuluteenistusel tulevad kirikusse kõik. Ka need, kes muidu tavaliselt kirikusse ei tule, ka need võib-olla, kes ei ole üldse kirikuga seotud, sest kuidagi see meie kultuuris on lihtsalt see, et inimesed tulevad jõulude ajal kirikusse. Ja äkki see pirukas koos selle sooja glögiga on kellegi jaoks midagi väga muutvad. On see tükike näada armastust, mis saab sellele inimesele anda. Soe jook ja Jumala sõna sinna juurde, eks ole. Vot. Nii. Jumal on nimeline ja siia lõppu teeksime teiega ühe palve ja siis võime edasi rääkida. Inimene on loodud tegema häid tegusid ja me oleme tema teos. Aga paneme siis käed kokku, ma loen ühe väikse palve. Kallis taevane isa, aitäh sulle selle teekonna eest, mis me siin oleme koos saanud kõndida. Aitäh sulle nende inimeste eest, kes sellel teekonnal on olnud. Aitäh sulle, et nad on siia tulnud, nad on kuulanud. Ma palun sind, et nad oleksid ka saanud siin midagi head kaasa endaga. Kallis taevane isa, palun õnnista nende jätkuvat teekonda, ükskõik kuhu see ka neid ei vii, aga et see viiks selle igavese osaduseni sinuga, et nad astuksid oma samme sinuga, sinu poole, sinuga koos. Ja kallis taevane isa, eks õnnista ka siis, õnnista neid, õnnista Maarja kirikut ja sündigu sinu tahtmine, sest meie ei tea, mis kõik see suur plaan on, aga me teame, et sina oled kõik hästi teinud. Seega me palume sind sinu antud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal.
meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Lindistuse ma panen korra kinni, aga ma tegelikult tahaks teile veel midagi anda ka.